Ja tere ilusat teisipäeva õhtut, nii nagu rääkisime, seal Tammsalus juba sirelid hakkavad punga minema. Et see tähendab seda, et pange siis kannud valmis. Kannud, ma ütleks, et olge siis ise ka valmis õitsema, mis kannud on. Et vaasi tuua. Vaasi, jah, ma tahtsin öelda vaasi ja vaasid valmis, aga no ei tulnud see sõna kohe meelde. Aga täna me räägime tegelikult noortest ja noortest sellepärast, et me ise tahame kõik noored olla. Aga tegelikult me räägime sellest, et veebruarikuus, täpsemalt 6. veebruarist tuleb siis müüki uus sari Artistry Studio Zen Energy. Ja meil oli võimalus siis seda eelnevalt juba tellida ja me võtsime terve komplekti. Ja siis me tükk aega mõtlesime, et kes võib olla meie meeskonnast just selline särav milleniaal. No saate aru, milleniaaliks peab ikkagi olema see, et vähemalt aasta arv peaks tal nagu klappima. Et säravad on meil kõik, on ju, aga just, et see aasta arv ka klapiks. Ja siis me leidsime, et arutasime... Ära ütlegi, pane video peale, siis kõik näevad. Jah, arutasime veel tema ülaliiniga ka, et kuule, et mis sa arvad? Ülaliin muidugi tahtis ise õudselt olla, aga ei, me lasime siis olla. Saate aru, et Talis on meil huumorisoonega. Ja mul on väga suur huumorisoon. Ja võib-olla teeks siis niimoodi, et vaataks võib-olla kõigepealt selle kokkuvõtte ära. See oli väga professionaalselt tehtud ja täpselt nii, nagu me soovisime tegelikult. Õigemi nagu me ette kujutasime. Jah, nagu me unes nägime. Ja siis peale seda saame siis natukene vestelda ka veel, et mis siis tegelikult juhtus. Et ma jagan nüüd siin seda... Nii. Paneme siit share. Nii. Hääl peab tulema. Hääl tuleb kaotada, ma vaatan, jah. Korraks. Nii. Panen siit uuesti. Share sound ka igaks juhuks. Nii. Tere õhtust kõigile. Või kellaajaliselt on kell juba peaaegu 1 öösel. Aga me kõik naisena teame, ka meestena, et enne magamaminekut tuleb teha korralik näohooldus. Ja minul on täna eriline võimalus kasutada meie kõige uuema sarjatooteid, mida natuke oleme me näinud oma Facebooki grupis. Nii. Kuna mul meiki näost täna ei ole, siis meigi eemaldust ma ei vaja. Aga samas kindlasti tuleb nägu õhtuti ära puhastada, sest meie nägu päeva jooksul kattub ikkagi erinevate toredate ainetega. Esialgu juuksid natuke koomale, sest oma juuksid tuleb ka kaitsta. Nii. Isiklikult meeldib teha väga kergelt niiskeks. Nii. Okei. Kasutame spaatlit. Täiesti selline läbipaistev toode. Ja hästi huvitav lõhn on nagu... Ma ei suuda sellele sõrme peale panna. Nagu aloe, aga nagu piparmint. Igastes väga hea lõhnaga. Nii. Konsistentsid ülimõnus. Üldse ei tunne, et midagi näos oleks. Üldse palju ei vajanud ja ma nagu tunnen, et kogu mu nägu on sellega ilusti koos. Nii, ja korra teeme näo puhtaks. Nii, nägu on puhtaks tehtud. Ja kusjuures hästi huvitav tunne on näos. Ja kui keelel konsistentsil on tihti komme teha nahka, kuidas ma ütlen, nagu graanuli tunne näkku. Ma olen varem taolist tooteid kasutanud, aga sellega seda nagu ei ole.
pigem on tunne, nagu nahk oleks hästi värske niisutatud. On vist kõige parem sõnastus, mille ma selle leian. Igastahes seda on proovitud. Nii. Ja õhtuks, mida me veel vajame, kindlasti näo niisutamine. Sest öö jooksul meie nagu vajab lihtsalt niisutust. See on roosa. Näitan korraks lähedalt. Jälle hästi huvitav nagu marjalähnaga. Issand jumal. Ja see on roosa, issand, ma ei saa näidata kohe. Nii. Konsistentselt samuti pigem keeles. Issand, kui hea lähnaga see on. Oh my god. Ja neiud, ärge kunagi unustage oma kaela. Mitte kunagi. Nii, õhtune näohooldus on tehtud. Ma saan siis kell 1 öösel magama lõpuks minna. Tere hommikut, mu armas rahvas. Kell on hetkel 6 hommikul. Ja kõik me teame, et hommik algab täpselt nagu õhtu lõppes näohooldusega. Ja mul on taaskord võimalus midagi uut proovida. Mul on koorja, näovesitoonik ja üks väga huvitav seerum. Nii et hakkame proovima. Esialgu peseme hambad, sest et hambad tuleb alati pesta ennem seda, kui me näohooldust teeme. Nii, hambad pestud, juuksed patsis, lähme edasi. Alustame siis nagu ikka näokoorjast. Nägu kergelt viiskaks. Nii, teine koorja. Seekord midagi oranžikat. Ka hästi huvitava lõhnaga. Taaskord ei kujuta ette, mis lõhn see on. Hästi mõnus koorja, hästi pisikeste tükikestega. Need osadel koorjatel on need tükid hästi suured. Aga siin on hästi mõnusalt väikesed, mis on üli mõnus. Nii, ja peseme maha. Nii, nägu puhtaks pestud. Tunne on hästi pehme. Nagu pehme. Nii, järgmisena on siis meil näotoonik, näovesi. Üliarmsas pudelis. See on ka roosa. Sest on vist ei ole eriti. Võib-olla natuke. Igastahes nagu oli näokreem, mille ma kasutasin õhtul, siis see toonik on ka kergelt roosa. Sest ei ole palju. Ta on natuke nagu roosivesi. Ma ei tea, kas ma kujutan ette. Võib-olla kujutan ette. Kell on siiski 6 hommikul. Ülimõnus. Ülikerge. Ma ei ole täpselt kindel, mida ta sisaldab, aga ülikerge tunne on näos. Ülimõnus. See on tunne nagu oleks lihtsalt nagu vahepeal niisutanud. Ülimõnus. Nii, ja viimane osa meie hommikust on seerum. Siin seerumis on pisikesed tükid. Võib-olla on kergelt näha nagu väiksed peaaegu nagu tausta sisse sulanduvad mullikesed.
läbipaistev. Lõhna ei tunne. Igastahes hommikune hooldus sai tehtud. Näotunne on ülikerge. Ja teate, mis ma vahepeal märkasin? Ma ei tea, kas keegi eilsest õhtust märkas, mul on kerge aknalööve. Aga minu suunurgas olev aknalööve oli eile tugeva. Ma ei tea, kas see on kokkusattumus või see on meie toodetega seotud, aga igastahes see lööve läks paremaks peale eilset näohooldust. Ja nüüd on siis aeg minna päevaste toimetuste juurde. Peale seda imelist kombinatsiooni. Ja tere! Kell on 1 päeval, ma jõudsin just trennist koju. Meeletult väsinud, see selleks. Ma ei tea, kas teil on ka niimoodi olnud, et te käite trennis, kuna higil on loomuomase komme nahka kuivatada, siis, issand minu mõtted selline, siis nahk on kui pärast trenni. Käid sa pesemas, pesi on samuti loomuomaselt seda kuivatab. Ja selle probleemi saab lahendada meie uue sarjatootega, mis ongi siis, mul ei tule eestikeelset sõna, refresher ehk siis nahka niisutav ja värskendav. Vot. Seda ma ei tea, kas seda võib raputada, aga mina tavaliselt raputan. Ja seda võib kasutada kogu aeg. Umbes siis natuke eemalt. Huvitav lõhn on. Ma vist räägin iga kord mingitest lõhnast. Igastahes ülimõnus lõhn. Nagu tundub alles olevat. Hästi huvitav lõhn on nagu värskele. Kõik asjad lõhnavad nii värskelt ja nii puhtalt ja ma isegi ei oska selle kohta. Mul ei ole ühtegi halba asja öelda, see on hästi harjamatu. Aga jah, väga hea lõhn on, väga värskend olla. Ja nüüd saab õppima edasi minna. Nii, et tere jälle! Kell on 5 õhtul. Ma õpin sessiks. Ja mõtlesin teha väikse pausi. Ma ei tea, kas siit video pealt on näha. Mu silmad on meeletult toorses paistetunud. Sest jah, õppimine, arvutöö ja nii edasi. Ma mõtlesin teha väikse pausi ja anda natukene, kas ma siis ütlen, puhkust ja hooldust silmadele. Ja selleks on mul 2 imelist võimalust. Üheks on meie uued tooted, ütleme siis silmamaskid, silmaalusmaskid. Ja teine on, võtsin varase, silma siis aluskreem seerum, et proovime neid mõlemaid. Ma olen varasemalt kasutanud teiste firmade silmamaske. Need on okeid, aga mitte parimad. Et jah. Alustame siis esialgu siis seerumist, mille me saame silma alla panna. Ta on rullikuga, ehk siis selle peale asetsimine peaks olema üpris kõrge. Ma vaatasin, siin on ka mingi highlighting, nii et kohe vaatame, mis see teeb. Okei. Kaamerast vist ei ole näha, aga siin on kerge läige, mis on tore, sest et need on kõik väiksed teemandid ja hiilgame. Aga jah, ta on hästi kerge. Ei olegi midagi silma all oleks, aga samas kui petlist vaatad, on näha kerget läiget. Väga põnev. Nii, ja paneme alla siis silmamaskid. Nii. Okei. Nii. Siin on ka spaatel kaasas. Teil on pakendis rohkem kui 1. Nii, võtame karbi pealt.
need kaaned ka. Mega ilusad värve, sellised türkiised sinised, ma ei julge seda väga liigutada. Igastahes mega ilus pakend. Nii. Mul on endas patel olemas ja ma kasutan endas patlet. Sellega siis hästi ettevaatlikult eemaldame. Nii. Võtan enda kätte selle ja siis asetseme niimoodi. Minul isiklikult meeldib seda nii piimana, et saab kaetud kogu silma alusosa ja siis see äärmine. Ehk siis ta jääb niimoodi. Paneme ka teise. Esimene asi, mida ma märkan, on see, et siin rohked seda keelainet. Et hästi paljudest tavaliselt jääb seda pigem puudu, aga siin on seda rohkelt. Nii panen välja, nagu ma oleks teiselt planeedilt. Nii, aga anname natuke aega ja vaatame, mis tulemus on. Nii, maitsen endal 5 minutit. Natuke sättisin. Ja nüüd eemaldama. Eemaldamine on kerge. Teate, ma märkasin neil lisaks sellele, et see on meeletu keeli, mis on väga hea. Tavaliselt on igal pool puudus endast. On ta ka natuke läikega. Võib-olla ma taaskord kujutan ette, sest sessiks õppimine tõenäoliselt ei mõju keemial kõige paremini. Aga hästi, mu silmad on ka vähem turses, ma ei tea, kas seda kaamerast on näha. Aga ülimõnus. See keel on ülimõnus, silmalapid ülimõnusad. Ma olen nii õnnelik, et meil need lõpuks tulid. Ja lähme õppime edasi. Või noh, lihtsalt on kell juba peaaegu 1 öösel. Aga me kõik naisena teame, ka meestena, enne magamaminekut tuleb teha korralik hooldus. Ja minul on täna Nii, aga suurepärane, et nüüd me tahaks siis Martina on seal, selle kaamera juures, jah. Väga tore, et Martina natuke räägi siis, et missugune, neid tooteid oli ju palju tegelikult, et missugune nendest toodetest kindlasti jääb sinu valikusse või jäävad nad kõik? Ma arvan, et tõenäoliselt jäävad mu valikusse nad kõik. Kõige rohkem ma olin vaimustuses, kui keegi pani video üles, et neid tooteid näitas, et silma alusmaskid, sest ma nii ootasin neid, ma olen nii tahtnud nagu artistil nad tuleksid, sest need on nii head asjad ja nii mõnusad ja nad annavad nii palju värskendust. Ja siis see näokreem, mis lõhnas imeliselt, mida ma seal video jooksul vist 5 korda ütlesin. See imehea lõhnaga lihtsalt, mul ei ole sõnu. Ja tõenäoliselt ma ostan need kõik tooted endale, kuna 6. veebruaril nüüd välja tulevad. Ja see näosprei oli ka hästi hea. Et mul sai emaga seda proovida ja mu ema isegi kiitis seda. Väga hea, et seda on tore kuulda, et meil on väga hea meel, sellest, mis me oleme kõik sulle väga tänulikud, et kell 6 õhtul ja kell 1 öösel või 6 hommikul ja kell 1 öösel, jah. Niipidi oli. Niipidi, jah. Et sa jaksasid jahmerdada ja need videod teha, et nii tore, et mis nagu otse proovitud ja esimest korda näo peale läheb, et seda on hästi hea nagu vaadata. Et suur tänu sulle. Et kuna nüüd nendest lõhnadest oli, et tõesti sa mainisid iga kord lõhnasid, aga täpsustame need lõhnad ka siis ära, et iga toote juures mainisid sa lõhna, et need on tõesti kerged ja hästi meeldivad, et siis esimeses järjekorras, siis see õhtune esimene toode, see nii-öelda puhastav ja aknevastane keel on sirelilõhna. Et see ongi see, et miks nagu sul oli järgmine hommik tulemus parem aknega, see ongi aknevastane toimeaine, ja. Nii, siis see imeline roosa kreem, see oh my god, see roosa kreem, selle sees on superviljade maht pluss shea. Nii et ilmselt sellepärast lõhnab hästi. Siis on meil ja see kooria, see pisikeste teradega kooria,
selle sees on siis harilik aloe pluss koorivad bambuse terakesed. Nii, need väikesed on. Ja nüüd, ega ta panid täitsa täppi. 12 punkti 12 punktigi, et tooniku sees on tõesti see üks komponentidest on roos ja teine on sirel, nii et sirel ja roos on siin tooniku sees koos. Nii, siis tuleb see niisutav ampull, see tore, ta näeb lähedalt kaamerast, eks väga hästi ei näe, aga sa ise näed parem, tal on nagu niisugused, tunne nagu läbipaistva keeli sees oleks mingid nagu puuvilla, mingid pilvekesed või mingid sellised valged. Et sellel on siis sees astelpajuviljad pluss kumkvaadi ekstrakt. Nii. See, kus kohas see kumkvaad tuleb? Lätist, jah. Palun guugelda ära, nüüd esita mulle ootamatu. Nutrilati farmist tuleb. No, Lätis. Nutrilati farmist. Nii, siis oli, see värskendav näoudu, mis su emale ka meeldis, värskendav näoudu, see on siis selle sinisega, tema sees on granaatõun pluss muide mineraalvesi. Vaat nii, siis need värskendavad need need keelpadjakesed või silmamaskid, nad on tõesti ka jahutavad. Ja selle sees on merevetikas. Ja seal oli kirjutatud selles infobrosüüris, et tulemust näeb kohe peale kasutamist, mitte ei pea ootama hommikuni. Ja siis viimane asi oli see rullikuga silma siis seerum, mis on tõesti highlighteriga, et isegi ma proovisin käe peale panna, on näha, et tal ongi selline highlighter, kohe annab seda efekti, et särab, tema sees on siis avokaado. Nii et kõik sirel, superviljade mahl ja shia, harilik aloe, bambuse terad, sirel ja roos, astelpajuviljad, kumkvaadi ekstrakt, granaatõun, mineraalvesi, merevetikas ja avokaado. Ahaa, ja siis... Kuna veel meiki ei olnud vaja maha võtta. Ja kuna meiki poolt vaja maha võtta sul, siis on, siin on veel, näo puhastamiseks lihtsalt ka sobivad, on mitsellaar veega niisutatud, siis meiki eemalduslapid. Nii et meiki eemalduslapid on leebemad ja paremad kui need eelmised, aga need on ka mitsellaar veegas. Nii et võt sellised lõhnad. Et võib tõesti olla tänulik Artistri ja Nutrilati koostööle, et selline komplekt tegelikult tuli ja asendas siis selle rohelise sarja, mis oli ka hästi paljude lemmik ju tegelikult. Aga just on, kindlasti tasub ka tähelepanu panna sellele, et siin on tõesti need... Panen selle suurema võib. Vaata, siin on suurem. Vegan Society. Vegan ja kõik need märgid peal, need, mis on Skin Nutritionil ka. Et sama puhtad tooted, sama kvaliteetsed ja ma kujutan ette, et noorele nahale väga efektiivsed ja me siin oleme ka natuke katsetada saanud, et väga mõnusad on nahal, et ilmselt küpsnahk tahab rohkem mingeid teisi koostisosi, mida nendel asjadel sees ei ole, aga aeg-ajalt kasutada oma Skin Nutritioni mingi pinguldavate toodete kõrvale täiesti värskendab. Ja ma kujutan ette, et need silmamaskid, need kuluvad kõigile ära. Ja vahel niimoodi kiirelt kaasa võtta see rullikuga silmaseerum ka, miks mitte. Nii et super. Ja me teeme veel enne 6. veebruari, 6. veebruar oli vist esmaspäev minu arust, jah. Et enne kui siis müügile tuleb, teeme veel ühe sellise infopõhise tooteõhtu, kus siis tegelikult on Amway saatnud liidritele väga sellise kokkuvõtliku informatsiooni, et me vaatame selle siis põhjalikumalt. Eestikeelseni, et seal saab põhjalikult näha, et millele toimib, mis lõhnad sees on, kuidas seda kasutada, missuguses järjekorras, nii et puust ja punaseks ette tehtud. Et siis, kui te saate kõik tellima hakata, et tõesti mina ütlen, et lisaks sellele Skin Nutritionile, mida me juba kasutame praegu, et super asjad nagu lisaks vahetult, neil on võib-olla, ütleme, sellel kreemil on lõhna rohkem, eks ju, see roosal kreemil on lõhna rohkem ja seda näovärskendusvett on ju
see näoudu kõlab toredasti minu meelest nii ilusti kõlab ja nägu värskendada meiki kinnitajana töötab ka. Kaisa tahab küsida midagi. Ja vaata, just ütlesid ära, ma tahtsin küsida, kas seda meigi kinnituseks võib ka kasutada. Meigi kinnituseks ka värskendab ja meigi kinnitaja ja no see koor ja ühesõnaga kõik on. Nagu te nägite Martina peal. Jah, nii et veel kord suur kummardus, et nii professionaalselt oli see tehtud, et me riputame selle, kas me võime riputada selle video siis nii-öelda oma sinna kanalisse üles, et siis vajadusel me paneme nagu tooteõhtu video ja selle kokkuvõtliku video, mida Martina tegi, paneme eraldi. Et selles mõttes, et kui te tahate oma nii-öelda siis nii-öelda milleniaalist sõbrale saata, on ju, et siis saate saata. Ta ei ootanud Martina käest vastust. Martina noogutas. Ma ei tea, aga võib-olla oli ta see ei. Bulgaarlased on niimoodi, kui nemad teevad niimoodi, siis nad ütlevad ei saa. Kas keegi tahab veel midagi küsida äkki? Jah, nende toodete kohta. Et hinnatase on ka, et hinnatase on ju odavam kui Artisti muud nii-öelda Skin Nutritioni tooted, jah, et selles mõttes on noortele see kindlasti taskukohane. Ja just see sama ka, et tegelikult ütleme see, et kogu selle sarjaga tegelikult sa katad ju kõik vajaduse ära. Ja ta on just see, et noored ei viitsi nii palju jahmerdada, kui võib-olla natuke küpsemas eas inimesed. Et no tõesti tuled õhtul hilja, oled väsinud, saaks ruttu nägu puhtalt midagi peale ja magama ja hommikul magad sisse mõnikord, eks ju, juhtub. Me kõik oleme sisse maganud mõnikord, aga päris niimoodi kasimata ka välja ei taha minna, siis jõuad siuksaugrut ära teha, et on ju, et oli mugav Martina, eks ju, kasutada ka. Võt nii. Ja, nii. Aga me hakkamegi täna kokku tõmbama, et me täna rohkem ei räägi, sest et jah, ma arvan, et seda infot oli päris palju. Me katsume hoida neid lindistusi ikkagi sellised lühikesed, sest me tegime jälle kokkuvõtteid ja vaatasime, et keskmine video vaadatavus on tegelikult 4 minutit. Nii et see tähendab seda, et tegelikult tuleks veel kokku tõmmata. Jah. Aga võib ühest otsast ja teisest. Ja kuidas see oli, et on, tegelikult on nii, et 20 minutit on see, mida üldse inimene nagu suudab tähelepanelikult jälgida. Ja kui sa vahepeal nalja ei tee, siis... Et kui te tahate teada, miks Talis nalja teeb, siis on see, et püsiksite kanalil. Jah, et vahepeal tuleb muuta teemat või midagi. Aga et... Sellega me lõpetamegi siis tänase õhtu ja reedel on süsteemi õhtu, kus me kindlasti räägime jälle challenge'itest, sest laupäeval on võimalik kõigil osaleda Toivorante challenge'il. Taustalauja tuli ka ekraan. Jah, kursid, jah, videos oli ka taustalauja, on ju, et tema tahtis ka tulla võtetele, aga seekord teda ei lastud võtetele. Aga jah, et laupäeval on võimalik osaleda siis Toivorante erikoolitusel, mis puudutab just see jälle challenge'ite mõju, et teil enamikel on olemas väga paljud, seal on 3 komponenti, mida oli vaja teha, siis pilet, kas siis PBS-ile või VES-ile, sepp ja 200 punkti. Ja, et mobiili liitumine 100 punkti. Igaüks vaatab, mis tal nagu puudu on ja meie ütleme küll, et meie eelmises koolituses saime küll täiesti tiivad. Et kes tahab ka tiibu saada, siis tasub kvalifitseeruda ja kohal olla. Et tuleb põnev. Aitäh veel kord Martinale, aitäh teile kõigile, et te kohal olite ja näeme. Ja ilusat õhtut. Ilusat õhtut.